Selleks, et eluga edasi minna, tuleb meil kõigil aeg-ajalt tagasi vaadata ja meenutada möödunut. 10. detsembril 1989. aastal toimusid esimesed vabad valimised kohalikesse võimuorganitesse. Peab ütlema, et see oli väga raske, aga ka huvitav aeg. Puudus seadusandlus, valla põhimäärus, arengukava ja praktika. Kõike tuli õppida ja otsida lahendusi, mis võiksid toimida. Täna ei kujuta ettegi, et töövahendiks oli kirjutusmasin, sidepidamiseks kettaga lauatelefon ja kogu ametlik kirjavahetus käis ainult läbi postkontori. Arvutamiseks arvelaud ja paber ning pliiats, vahel ka niinimetatud taskuarvuti. Arengukava kirjutasid pastakaga paberile ja siis masinal kopeerpaber vahel, et saada 5 eksemplari. Kui juhtus mõnel real viga sisse tulema või mõni täht läks valesti, algas kõik otsast peale. Senine töö prügikasti, uued paberid vahele ja tagasi algusesse. Eesti kodakondsust tõendava dokumendina hakati väljastama siniste kaantega Eesti kodaniku passi. Avalduste ja dokumentide vastuvõtmine toimus vallamajas. Ei piisanud üksi avaldustest, vaid oli vaja ka terve rida dokumente, mis tõestasid Eesti kodanikuks olemist. Neil inimestel, kes ise või nende vanemad olid sündinud Eesti Vabariigis, oli lihtsam. Teistel läksid käiku nii koolitunnistused kui ka taludokumendid, et tõestada oma õigusjärgsust kodanikuna. Jõelähtme valla omavalitsuslik staatus taastati 16. jaanuaril 1992. aastal. Nõukogude okupatsiooni aastatel kaotas kirik Eestis oma traditsioonilise koha eestlaste igapäevaelus. Juurutati mitmesuguseid ilmalikke tavasid. Näiteks jõulutasenduseks seati sisse nääripühade tava, mille kombestik osalt matkis jõule. Kirikliku leeris käimise väljatõrjumiseks hakati korraldama noorte suvepäevi. Kiriklike surnaiapühade asemel püüdi teha ilmalikke. 1987. aastal algas uus rahvuslik ärkamine, mis tõi peagi kaasa kirikuelu elavnemise ja traditsioonide taastamise. Jõelähtme koguduse õpetajaks tuli 1986. aastal Vivian Raudsepp, kes asus kohalikus kogukonnas aktiivselt tegutsema. Peagi taastati pühapäevakooli tegevus. Pühapäevakool, see on lastele ristiusu õpetamine. Pühapäevakoolis ei olnud selgeid vanusepiire, klassidesse jagunemist ega ühtset õppeprogrammi. Seal võisid käia lapsed eelkooliast kuni leeri minekuni. Kool toimus pühapäeviti peale jumalateenistust koguduse majas. Õpiti laule, loeti piiblilugusid, meisterdati. Noored alates 15. eluaastast võisid saada leeriõpetust. Leeris õpitakse tundma piiblit, tutvutakse jumalateenistuse, talituste ja kirikueluga. Leeris käijate arv oli 1990. suur, 30–50 inimest aastas. Ei käinud ainult noored, vaid ka juba veidi vanemad inimesed, kel nõukogude ajal oli leeris käimata jäänud. Meie praegune kirikuõpetaja Margus Kirja on Jõelähtme koguduse õpetajaks aastast 1994. 1989. aastal oli minu armas koduküla Neeme veel üks Kiirovi nimelise näidis kaluri kolhoosi osakondadest. Mäletan siiani, kuidas kolhoosi korra ajal oli distsipliin väga tugev. Eksida ei tohtinud tööalaselt ega ka ühiskondlikus elus osaledes. Näiteks Balti keti ajal ei saanud partei algorganisatsiooni liikmed ketis osaleda, isegi siis, kui seda soovisid. Öeldi, et oli aruande valmimiskoosolek ja sealt puududa ei tohi. Aeg läks ja üha rohkem hakati rääkima riigiseseisvumisest. 1990. aastal kostis raadiost Edgar Savisaare appihüüa. Toompead rünnatakse. See sõnum kutsus esile minus hirmuverinaid, aga tunne,
et varsti saab Pika Hermanni tornis näha sinimustvalget lippu, oli juba täitsa olemas. Kui 1991. aasta augustis kuulutati välja Eesti Vabariik, juhtusin Tallinnas olema ja seda tunnet, et nägingi enda elus esimest korda Pika Hermanni tornis Eesti trikoloori, ei unustama kunagi. Rubladest sai Eesti kroon. Rahavahetuspunkt number 15 asus Kostivere mõisas. Ettevalmistused rahavahetuseks algasid juba 92. aasta maikuus. Esmalt tuli koostada inimeste nimekirjad rublade vahetuse tahtjate kohta. Nimekirjad tuli sulgeda 22. mail ja seejärel asetada seifi. Peale seda uusi nimesid nimekirja lisada ei tohtinud, sest nimekirja alusel toimus raha vahetamine rahavahetuspunktis sularahas kuni 1500 rubla. Kurss oli 10 rubla 1 krooni vastu. Nimekirjadest üks koopia oli vaja viia Rahandusametile. Rahavahetuseks oli vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument. 18. juunil toimus Harju Maapangas koosolek, kus anti juhised, mis kuupäevaks ja kellaks oli vaja minna panka raha järele, kuidas rublad panka tagastada ja info, kuhu helistada, kui on mingi probleem. Et minna panka Eesti kroonide järele, tuli sõlmida leping rahavahetuspunkti peakassapidajaga. Ja siis see tuligi. 20. juuni hommik või õigemini öö. Mäletan, et magada ei saanud, süda valutas, ärevus hinges ja kartus selle suure vastutuse ees ning teisest küljest oli ka rõõm ja ootus oma Eesti raha üle. Vanem kassapidaja Eevi Aasma tõi Harju Maapangast uued ilusad rahatähed, mida me hakkasime inimestele rublade vastu vahetama. Tunne oli ülev. Eesti kroone oli kokku vahetamiseks 195 000. Kostivere mõisas asuvas rahavahetuspunktis oli 9 töötajat, kes iga päeva lõpuks koostasid aruande vastu võetud rublade ja väljastatud kroonide kohta. Pingerikas, aga samas õnnelik aeg lõppes 22. juuni hilistel öötundidel, kui miilitsa eskortiga viisime panka nii vahetatud rublad kui ka rahavahetusest alles jäänud kroonid. Nii see kroon tuli. Esimeses maailmasõjas ja vabadussõjas langenute mälestussammas Jõelähtmes avati esmakordselt 23. juunil 1939. aastal. 1941. aastal lõhutis ära ja veeti Jõelähtme vallamaja taha. Aastal 1942 sammas jälle taastati. 1948. aastal lasti sammas jällegi Nõukogude piirivalve poolt õhku. Kui loodi Jõelähtme muinsuskaitse selts ja hiljem ka Rahvarinne, tuli taas päevakorda samba taastamine. Ühel koosolekul Jõelähtme rahvamees ütlesin, et mina tean, kus asuvad sambatükid. Olime need leidnud kuskil 1964. aasta paiku sõber Urmasega, kes oli külas oma tädil Harju talus. Mängisime temaga vanas paemurru augus, kus sambatükid olidki. 1989. aastal otsustati sammas välja kaevata ja uuesti avada. Pidulikul väljakaevamisel oli palju rahvast ja ka sinimustvalged lipud lehvisid. Arheoloog Vello Lõugas pidas kõne. Väljakaevamise käigus selgus, et sammas oli ikka päris puruks ja osa tükk oli ka puudu. Esialgne mõte sammas kokku liimida jäi ära. Otsustati tellida samba koopia. Samba aluse künka taastamine käis talgute korras. Künka keskele enne samba alusplaadi valamist sai pandud roostevabast terasest silinder, mille sisse pandi nimekiri, kes osalesid samba taastamisel. 23. juunil 1992 sammas taas avati. Avamisel osales ka peaminister Tiit Vähi, nagu 1939. aastal osales avamisel peaminister Kaarel Eenpalu. Rahvarinde dokumendid ja pildid sambaga seoses viisin Rebala muuseumi. Minu laulukoori pinginaaber Marina kutsus mind ühel juunikuu päeval aastal 1988 kaasa öölaulupeole, öösel laulupeole,
kinnitus, et eelmisel ööl oli ta juba seal laulmas käinud, tegi otsustamise lihtsaks ja õhtul sõitsime viimase kella 10 liinibussiga ööseks linna. Tänavad, õigemini Kadriorgu suunduvad kõnniteed olid rahvast täis ja kõik läksid ühte suunda lauluväljakule. Seal avanenud pilt oli võimas. Tuhandeid inimesi oli laulukaare all ja platsi peal. Trügisime laulukaare alla ja võtsime kaasvõetud laulikud välja, et kõik laulud otsast lõpuni kaasa laulda. Lavatäis rahvast laulis varaste hommikutundideni kõikvõimalikke laule. Õllepruulijat, Mu isamaa armas, Ma vaatan paadist kiikriga, Eestlane olen ja eestlaseks jään. Alo Mattiiseni isamaalised laulud võtsid hinge kinni ja mina laulsin teistega koos. Aina laulsin ja laulsin, lihtsalt rõõmu pärast. Me laulsime joovastuses öö läbi, kätest kinni hoides, Eestimaast ja eestlaseks olemisest. Eemal üleval lauluväljaku pingiridade vahel sõitis mootorratas suure sinimustvalge Eesti lipuga. Siis käis lauljate seas läbi imetluskahin ja kardeti, et miilits võtab ta kinni, sest Eesti lippe tol ajal veel laialt ei lehvitatud. See ei olnud lubatud. Nädal aega järjest käis rahvas igal öösel lauluväljakul laulmas varaste hommikutundideni. Öö laulupidude pärast hakati Eesti taasiseseisvumisele viivat aega kutsuma laulvaks revolutsiooniks. 2 nädalat hiljem, 23. juunil, seadustati Eestis sinimustvalge värvid, tunnistades nad Eesti rahvusvärvideks.